Tervist! Suvel ei jõua kõiki episoode teha iga nädal, sest vahepeal peab küpstama ka. Aga täna jätkame siis nende pisiasjadega, mis teha veel on. Praegu on suhteliselt tüütu sükka lahendus, et mul on siin üks pikendus juhalatanud rulliga, et saaks nagu nii-öelda olla juhtmes. Samas mul on see inverter, on ju. Ma tahaks, et pistikupesa oleks kogu aeg selles pesas seal. Et siis külmik on kogu aeg sees. Selleks siis ma ostsin ümberlüliti. Ehk siis lüliti, millel on mitu asendit. Siin on keskmine, kus oli üldse ühendatud ühele poole ja teisele poole. Ehk siis ma panen siin ümberlüliti, siis panen 2 kaitseautomaati, inverteril 6 amprit ja sisse tulevale 10. Ja siis on nii, et kas ma annan seinast voolu või inverterist, lihtsalt mul on vaja ümber lülitada ja ongi kõik. Paigaldan selle ära, panen ta sinna alla inverteri juurde, eks näitan ära sinna. Ja siis ma arvan, et lähme natuke huvitavamate asjade juurde, et ma võin öelda saladuskattel, et ostsin päiksepaneeli ära siia katusele. Seal veel katusel just käisin selle laadimiskontrolleri või ühesõnaga see, mis teeb päiksepaneelist aku laadimiseks, siis mul on veel üks aku juures. Kõik need asjad tuleks sinna alla nüüd ära mahutada, et ma arvan, et täitsa tehtav. Hakkan paigaldama seda ümber lülitit ja siis vaatame edasi. Ma ostsin kaabli ka, et saaks nii-öelda sappa panna, eks ma teen bussi nii-öelda juhtme otsa. Aga okei, pikk jutt, hakkame tegema ja siis räägin lähemalt. See nüüd kinni siin. Tuleb ühendada. Kaitsen pool ka alati ette. See on hästi, et ma ühendan ära, siis näitan selle, et on siis nagu loogiline. Nii, ma proovin natuke nüüd rääkida, et natuke loogilisem oleks. See tuleb inverterist. Inverterist läheb kaitseautomaati 6. Ja siit tuleb parem pool. See on siis 2 faasi jaoks tegelikult, aga ma kasutan ühte neutraali jaoks, et ta eraldaks neutraalid ka ära, et mine tea, mis võib olla, et see pool on faasi jaoks ja neutraali jaoks. Siit läheb faas sisse, tuleb ülevalt alla, see teine on teise automaadi faas, kuhu anname siis seinast hoidet. Ja teine pool neutraali jaoks, ehk siis see, mis inverterist tuleb, läheb neutraal ja alt jälle bussi sisse. Ma annan seda ühendamist pärast kokku ja see ongi niimoodi, et see on nii-öelda see pool, see on alumine pool. Ja miks ma tahtsin selle vahelülitusega ongi see, et siis me eraldame need kindlalt ära. Muidugi nii-öelda 2-astmeline, see on 3. 2-astmeline oleks ka toiminud, aga panin selle, et siis nagu on kindel ja saab ka nagu kindlasti, mis ongi siis teema on siis need sagedused. Ehk siis sul ei tohi olla erinevad sagedused kokku saada. See läheb juba liiga sügavaks, aga ühesõnaga, et kindlasti oleks nii-öelda üks sagedus ühe sinnusega. Panen nüüd selle teise kaabli ka ära, siin on 15 meetrit. Panen selle ka ära ja siis saab vahetada, et siia teise otsa ma panen pistiku selle isase notšu ja siis saab selle panna juba kuskile seina, et teen veel selle lõpuni ja siis ongi valmis, et natukene ilutööd kaablid kokku ja siis ongi hea. Nii. Ta on siis nii, et see juhe, mis sealt jookseb, on nii-öelda seinast tulev pool. Praegu see tuli põleb. Ja see on, nägite, tuli kustus ära peegeldusest. Ja nüüd, kui ma lükkan ta keskele, kustuvad kõik ära ja siit läheb inverteri peale. Tuli samamoodi töötab, et teen ühe klõpsutamise veel läbi. Vaatan näha keskel, all seina pealt. Ja see on inverteri pealt. Ütleks, et ideaalne. Aga jah, see on lihtne süsteem, et ei pea midagi siin sipsima rohkem. Lükkad sealt ümber, lähed sõitma, teed juhtme ära, ehk siis selline ümberlülitusaeg on mega lühike. Nüüd, praegu on Fordil 2 akut. Üks on puhtalt käivituse jaoks, teine on siis nii-öelda see parda elektroonika jaoks. See on see, mis vanrasemates videodes sai tühjaks, mille ma ostsin uue 100 ampere tunnise. Nüüd on nii, et Ränis andis ühe 100 ampere tunnise veel, ehk siis oleks 200 ampere tundi kokku. Teid vist ongi 12 korda 200 ongi 2400 vatt-tundi, 2,4 kilovatt-tundi, ehk siis
2,4 kilovatist asja saab tund aega. Nii ei tulnud seda palju, aga ma olen mõelnud ka selle peale seal. Ehk siis saaks seda nii-öelda loodust ära kasutada. Tegelikult ei ole seda palju, sest et külmkapp võtab 90 vatti tunnis. Vähemalt nii on seal kirjas, pluss siis need laeleedid, ma ei mäleta praegu peast. Veepump on 60 vatti. Peaks saama suhteliselt hästi hakkama. Ma näitan kohe ühte asja. Sellise asja ostsin. Victron Energy Charge Controller Smart Solar. See on ka seal Victron Energy. Miks ma ostsin Smart Solari? On see, et see on mingi Bluetoothiga, kus see on Bluetoothi märk. Ehk siis sellel peaks äpist nägema kõiki sellist, palju ta laeb, palju ta tarbib ja tundus lihtsalt huvitavam, vist on uuem ka. Ehk siis siia on fotovoltik ja batteri, ühendame need külge ja siis peaks olema juba hästi. Tegelikult see päris nii ei käi, et paneel tuleb enne katusele kinni panna, see võtab aega. Need päiksepaneeli kaablid ma ostsin ära, siis tuleks neid siia ära vedada, aga mul ei ole üht seda katusest läbiviiku, et ma pean selle ka enne ära tegema ja siis ma natuke mõtlen, kust ma kaablid vean, aga eks ta sinna kõik nurka tuleb ja siis võiks juba olla ägedam, et saab nagu praegu silmaga otsese päiksevalgusega nii-öelda laadida akusid ja tarbida nagu mõnuga, et ei tohiks probleemi olla. Selle paneeli ostsin mingist Facebooki grupist, päiksepaneelid ja värgid, et kasutamata, aga ta on nagu jäi ühest alusest üle, sealt, kes tahab sellised üksikud paneelid, soovitan sealt. Aga täna on 22. juuni, ma ei tea, kas kuulete, aga ma juba kuulen, et külaplatsil toimub pidu, et võib-olla asi lükkub homseks, eks me näe, aga saate kohe järgmist klipist teada. Nüüd ei. Täna saab isegi ilma järgi aru, et on 23. juuni ja mis iganes jaanipäev. Paigaldan selle ära sinna alla. Ja siis teeme natuke edasi, et kuna pihm sajab, siis paneeli paigaldada ei saa. Kaablid ütlesin ära, aku panen varsti ära, nii et paneme selle kontrolleri paika. Korra juba proovisin seda selles Victron Energy äpis, päris hea on, et hiljem näitan ka, aga sealt peaks nägema, palju paneel laeb, palju akupinge on, kõik suust asjad. Et panen selle ära. Ei ole see ilmamees või... panen pausile. Ei ole selle ilmaga hästi, seepärast ei saa praegu neid paneeli katusele panna, sest nagu sajab, 5 minutit laus päike jälle sajab, ehk siis ma tahan, et see plekk oleks kuiv. Aga ma tegin nii palju ära, et panin selle sinna aku ära ja selle laadimiskontrolleri ka. Nüüd need kaablid, mis ma ostsin sealt depost, ma ostsin need otsad ka, aga ma pean need natuke ära jootma, et seda teeme siis, kui kaabeldus on nagu koos tehtud. Akule teen peale veel mingi klambri ka, et oleks kinni. Kuna aga on suke vihmane ilm, siis ma kasutan aega ära, et ma mõtlesin välja nüüd, kuidas ma selle siia teen. Selle, et mul oleks siis see kapp kinni ja siit ka mingi piire, et saaks ka teha lisaleti. Et ma teen siia sellised, praegus olekus on seal kapi uks sees ja siis keerab hingega siia. Ma panen hinged ära plaadi külge ja siis räägin edasi, et mul oleks mõte, kuidas teha plaat sinna peale, aga nüüd ma pean jälle kuskilt mööbli furnituurist ostma minema ühtse selliseid kandureid, mis klapivad kokku, võib-olla nendega oleks parem. Aga ma panen need siia ära ja siis vaatame edasi. Nii, timelapsiga läks nagu läks. Ühesõnaga nüüd ei jälle. Ehk siis sellega on nii. Tuleb ette. Seda vahetsin, timmisin päris kaua. Aga nüüd on siis nii ja sinna tulevad ka need ribid peale. Et see siia ette ja siia veel lisatasapind. Ehk siis siit saab serveerida ja keegi tungi mulle sisse. Aga taevas on täna suke, et vihma ei saja. Läheme selle elektrivärgiga edasi. Ostsin siis paneeli, siin on tarvikud, siin on sellised kinnitused, millega läheb katusele, siin peaks olema selline mingi tihend all, ei pidanud üldse rohkem midagi tihendama. Paneel on siin, ilus siuke paneel siis, selline
eks see annab välja 450 vatti. Sellised pinged, voldid. Ja näeb ise välja selline. Päris suur. Peaaegu 1,2 ja korda 1,9 meetrit. Tegin just need juhtmed pikemaks. Ostsin sellist päiksepaneeli juhet. Solar cable. Ehk siis ainus erinevus, mis ma nägin, on see, et paksem isolatsioon. Nüüd on see, et ma lähen sinna katusele. Panen nii, et 1, 2, 3, 4 ja ette otsa ka 5 ja 6 kinnitused. Mul 6 kinnitust on. Või siis kuidagi mõtleb välja. Nii oleks mõistlik vist. Või siis külje peale 3. Et ma pole päiksepaneeliga mitte kunagi kokku puutunud ei nende kontrollerite paneelidega, aga saabki selle projekti käigus nüüd õppida. Et ma lähen, mõõdan seda kõra, panen ülevalist paika ja siis mõtlen, kuidas teen, et varsti paneme seal üleval. Loodan, et siit on hästi näha. Ehk sellised profiilid siis, kuhu läheb pärast nii ja siit tuleb siis päiksepaneeli serv. Need pidid minema siin all mingi spetstihend sellega siit läbi ja et sõidame. Ja nüüd see, et ma panen need siia ära, panen külgedele 3 see markeri küti siia võiks olla. Nii, siit on siis hästi näha, et tõesti on mingi möksi välja jäänud ja see on siin tugevalt kinni, et siia küll saab panna paneeli, et ma panen nüüd igale poole siia ära. Võiks olla suhteliselt no-brainer, ehk siis siin on 6 kinnitust, ette teen mingi tiiva sellele. Et võiks nagu olla, tõmban selle paneeli siia peale ja ka siis polegi midagi, siis tuleb see kinni panna. Ja nii ongi, et kuna siin jääb suht vähe ruumi, siis ma vaatan, ma panen kuskile kaamera käima, et vaatan, kuidas saab. Sellised kinnitused lähevad siis siia külge niimoodi kinni ja ongi kõik, et peaks päris tugev olema. Teisel pool ka on ta siin peal. Ja nii, siis kõik kinnitused said niimoodi kinni, see on omakorda seal katsu küljes ja paneel siuke. Päris vägev, pole kunagi sust asja teinud. Kõvasti on kinni, ei lähe kuskile. Kui kujutame ette, et see on putsi esisoa, et ma vist teen võib-olla siia mingi siukse tuulesuuna, et ta siit tuult alla ei võtaks. Aga nii jääb, et nüüd ma hakkan siis katusest läbiviku tegema, et selle jaoks ma ostsin sellise asja, et siit peaks saama juhtmed ilusti läbi, pluss-miinus. See läheb kuskile sinna katusele. Loodan, et ma näitasin nüüd piisavalt siit katuselt, aga siuke ta siis on. Siid on mingi spoiler ette. Nüüd on see, et ma pean juhtmed vedama sinna alumisse ja siis ühendan ära ja võiks toimida, et teen selle juhtmete vedamise sealt ära ja siis tuleme tagasi, kui see on pandud, see on lihtsalt siuke tüütu töö. Nii, äpist näeb, et laeb praegu 6 vatiga, 7 vatiga. See on solari pinge, akupinge, palju ta volti just vastu võtab ja nagu siis mingid graafikud ka näha. Ma arvan, sellest ülevaate teen siis, kui on, kui päike paistab, praegu on tõesti, kell on 20:40 ja suht pilvine. Igatahes, see asi nüüd seal töötab. Praegu on sellesse akusse ühendatud. Mul on vaja veel sillata ära nüüd sellesse teise akusse. Ehk siis ta läheks mõlemat, oleks 2 ampertundi siis seda mahtuvust, aga seda juba vist homme või mingi muu päev, et praegu on päris hilja kell, et pakin kokku, magama jääb ka ja siis vaatan mingi päev edasi, et mingid numbrid siin juba jooksevad, aga see näitab, et vähemalt süsteem on korras. The next day. Nii, next day jälle. Nüüd on siis nii, et
Need olid varasemad läbiviigud, panin siia uued juurde. Need lähevad siis miinusesse, teine siis akusse. Seal on üks aku siis veel. See on siis starteri jaoks, see on siis elektroonika jaoks. Fordil on ka nii ette nähtud, ma ei tea. Võib-olla sellepärast, et on see tehase ebespracher peal. Nii, ja siin on aku paigas ja sealt tulevad siis need lisajuht, mis ma panin, tulevad siia. Miinus pluss. Praegu see sinine tuli näitab, et bulk charging. Ehk siis, nüüd oleme jõudnud sinna, et mul on siis nii, eks meil on 200 ampertundi akut ja nüüd näitan siis iPadi pealt ka, et kuidas see käib. Siuke äpp nagu Victron Energy, Victron Connect. Ilusti otsib selle üles. Ja siit siis on näha, et praegu siis paneeli pingi 36-35 volti, 0,8 amprit. Ja akusse läheb siis 12,3 volt ja 2,2 amprit. Ja bulk charging, need charging variante on erinevad, ehk 29-30 vatti. Selle aku laadimiseks ei ole see kõige suurem vool praegu. Aga kui me vaatame, siis päike on seal naabrimehe maja taga. Ja kell on õhtul 19.59, nii et see on nagu elektriautoga, et enne kui ei ole proovinud üldse, on, et kindlasti ei saa. Nüüd panin paneeli ära, õhtul kell 8, samamoodi. Päris hea, ütleme, kas päris hea tootlus, aga ta ikkagi laeb mul akut. Et ma ikkagi olen rahul. Igatahes sellega tõmbame nüüd selle episoodi kokku. Ühte asja näitan veel. Eks ma tegin gaasitoru pikemaks ja siia siis tuleb see gaasiballoonik 2. Ootan praegu, kuni tuleb tarne, et kuskil Euroopa keskklaas neid ei ole, aga ma arvan, et sellest teeme kindlasti 2 episoodi, et see võib palju huvitada, paljud isegi ei tea sellist süsteemi, aga teeme selle paremaks, sest siin on mõned suuremad asjad tulekul. Aga praegu siis teeme selle elektri episoodiga kõik. Pange ikka kommentaare, like ja subscribe, sest et suht kohe peaks 300 täis olema, et see on päris kena milestone. Ma vist alustasin mingi 120 midagi subscriberiga selle pushi ehitust, nii et näeme juba järgmine kord.